Tarmo Kruusimäe. Tänan, hea volikogu esimees, head linnavolinikud, linnavalitsuse esindajad, külalised ja inimesed, kes te jälgite meid interneti vahendusel, ei kesktelevisioonile. Esmalt ma tahaks nüüd ühe asja ära õiendada sotsialistidega. Sain sellise vahva paberi, neid oli nagu suisa mulle 2 pandud. Selle juurde oli lisatud šokolaad, mis tähendas, et ma pean a priori, kui keegi kommionu tuleb, lükkab mulle mingi šokolaadi ette, pean ma koheselt alla kirjutama. Võtan selle kätte ja vaatan, aida, kuhu mina pean alla kirjutama. Selline lause, hoolimata vahepeal jõudnud kerkinud hindadest ja ka ministrite palkadest, on Reformierakonna ja Isamaa ja Res Publica Liidu saadikud hääletanud maha kõik laste heaolule suunatud ettepanekud. Mõtlesin, mis ma mõtlesin, tükk aega mõtlesin. Tõesti, aastast 1992 olen ma Eesti Rahvusliku Sõltumatuse partei liige. Meie partei on üle elanud 2 liitumist. Praegusel hetkel ma Isamaa ja Res Publica Liidu liige. Me oleme siin saalis teinud päris palju ettepanekuid, et toetada lapsi. Küll ei ole seda ka sotsialistid teinud, aga kui juhtumisi sotsialistid arvavad, et ühe šokolaadiga on võimalik ära osta sirgeseljalist meest, siis võiksite ikkagi kolmapäevased pidustused ära jätta ja neljapäeval olla ikkagi viks ja virged, sest nii odavalt esiteks te sõimate näo täis ja siis tahate ühe šokolaadi eest saada minult toetus. Nalja teete või? Ütlen teile ausalt, et ma ei puutunud seda šokolaadi, sellepärast, et kui ma oleks seda šokolaadi puutunud, siis nad oleks jälle räusanud. Näe, sõi šokolaadi ära. Meie andsime altkäemaksu, üritasime mõjutada linnavolinikku tema otsuste tegemistel, aga ei ole. Miks ma seda just räägin, on see, et pärast loen ma meediast, et kuidas me ei toetanud. Küsivad minu käest valijad, et kogu aeg võitled nende laste ja noorte pärast, et mismoodi, kas siis sotsialistid valetavad, ma ütlesin, ei, neil lihtsalt läks minu hääle ostmine natukene kehvasti. Aga nüüd siis tänase ülesande andmise juurde. Tallinna linnavalitsusele nõuda MTÜ-lt Eesti Keskerakond välja Tallinna ajalehtede väljaandmiskulud. Ehk siis nõuda MTÜ Keskerakonna käest ajalehtede Pealinn ja Stolitsa väljaandmiskulud aastas 2006–2013. Ja pisike seletuskiri on siis siia ka juurde. Patendiameti andmete järgi on Keskerakonnal õigus kaubamärgile Pealinn klassis number 16, mille alla käivad trükised, sealhulgas ajalehed ja ajakirjad 2016. aasta veebruarini ning kaubamärgile Stolitsa sama hinnaklass 2016. aasta märtsi lõpuni. Pealinna kaubamärk kuulub parteile 2005. aasta lõpus, Stolitsa 2006. aasta algusest. Lisaks kuulub MTÜ Eesti Keskerakonna alla ka kaubamärk Raepress. Kuna nii Tallinna kui Keskerakonna esindajad on korduvalt väitnud, et erakonna ja linna rahakotid hoitakse suhtkoht konkreetselt eraldi, ei saa olla õige tänane praktika, kus Tallinn maksab kinni ajalehtede ilmumise, mille üks väärtuslikumaid osi kuulub Keskerakonnale. Arvestades aastateks lehtede väljakulu andmiseks, ütleme 900 000 eurot, saame 2006–2013 aastaks siis Keskerakonnalt meediaväljaannete kuluks kokku summa 7 200 000. Ja miks te küsite? Selleks, et välistada igasugune võimalus, et linnakodanikud ajalehti Pealinn ja Stolitsa ekslikult Tallinna häälekandjateks peaksid. On oluline, et ajalehtede väljaandmise maksaks ajalehtede kaubamärkide omanik. Pärast 2016. aasta algus, kui Keskerakonna õigused kaubamärgi suhtes katkevad, jätkab väljaandmiskulude katmis kaubamärgi õigusjärgne omanik. See teema on juba igivana ja ammusest ajast, kus räägitakse, et mis laulu sealt nüüd lauldakse, et kas see on nüüd siis Tallinna linna ametlik seisukoht või see ei ole. Tegemist on lihtsalt puhtalt partei propagandaga, et nii lihtne ta olekski. Saate ikka ise enda raha eest neid asju välja anda ju. No kui tuleb vahepeal puudu, pole midagi, saadate enda esimehe, teised pole piiri, 1-3 sullis. Aitäh!